teile kõigile, teiega on Kristel ja siin on tänased 3 kaarti. Valige välja oma kaart või kaardid, küsige oma küsimus või küsimused, soovige oma soov või soovige ja kuulake ära, mis kaartidel teil öelda on. Ja tänane kõige esimene kaart meil on mõõkade 4, kukkus välja 2 kaarti korraga. Mõõkade 4 on kaart, mis näitab tegevusetust. See näitab sellist tegevusetust, et te kas ei saa midagi teha või te ei suuda. Mõnikord võib see tähendada füüsilist haigust, aga ennekõike see näitab seda, et teil ei ole mõtet hetkel tegutseda. Lihtsalt võtke aega ja puhake ennast välja. Või teisest küljest, kuna see kukkus välja koos ülempreestriga, see kaart võib ka näidata seda, et te valite traditsioonilisema mooduse, võib-olla te valite ka vaikimise. Hierophant ehk ülempreester tähendab endas ka tarkusi, teadmisi, ka kõike, mis on hästi traditsiooniline. Õigeusu lihavõtted olid just eile ära. Selles suhtes, et vastasel juhul võib see näidata ka lihavõtte pühikust ja tõesti mitte midagi ei tee, olge kodus ja siis puhake, nautige seda. Aga teisest küljest see võib ka näidata seda, et võtke aega ja mõelge välja, mida teie hing tegelikult ihkab, kuhu poole ta püüdleb. See kaart võib ka näidata isa ja seda, et kas isa midagi ette ei võta või ei luba teil midagi teha. Võib ka tähendada väga traditsioonilise asutuse, raamatukogusid, ülikoole. Ja siin on nüüd teine kaart, meil on siin konflikt. Konflikt ehk sauade viis ütleb, et kui see on sõnavahetus teie ja teie lähedaste vahel, ärge võtke sõna. Jääge reserveerituks, sellepärast, et siit võib tulla midagi väga halba. Kui on aga konkurents taoline, et te üritate nüüd saada paremat töökohta kusagil, siis loomulikult on see siin õigustatud kasutada kõiki vahendeid, mis teil on selleks, et teie sõna jääks peale. See on selline kaart, kus te tahate olla teistest ees, võib-olla mõnikord isegi õigustamatult ja vahendeid valimatult. Ja te tahate ära, sellepärast, et antud hetkel see olukord, kus te olete, kui ma nüüd aru saan, ongi see olukord, kus te antud hetkel olete, ta ei teeni end teie jaoks enam. Ja te tahate minema, sellepärast, et kõik, mis seal on olnud, nii hea kui halb see on ära olnud, Teil ei ole nagu milleski pettuda, milleski rõõmu tunda, te lihtsalt tahate siit ära saada. Ja kui ma vaatan neid nüüd kõiki kaarte kokku, siis võib-olla tõepoolest, et te tahate saada kusagilt ära, kus teil tuleb pidevalt enda ees seista, aga te heade kommete kohaselt siiski iga päev lähete kohale ja te tunnete, et ei saa mitte midagi teha selleks, et minema saada hetkel. Ja see on juba omaette olevusvõitlus. Te võite ka seda pidi tõlgendada. Mina tahan kuulda, kuidas need kaardid teile välja mängis. Palun jätke oma kommentaari, homsete kaartidega näeme juba homme. Tšau!